Esimesena Eesti sõudjatest läheb olümpiaveele siin Sunyi kanalil ühe paadimees Andrei Jämse. Erilistest pingetest enam muidugi rääkida ei saa tema puhul, sest ei ole ju tegu olümpiadebüüdiga. Ega ei närvitse ikka praegu vähemalt. Iseasi on see, kui heas vormis sa nüüd oled, ütleme, kui me võrdleme normaalse aastaga enne sinu vigastust, siis ütleme, mis kuus sa oled? Oled juba augustis või veel juulis? Ma arvan, et ma ise arvan, et ma olen paremas vormis, kui ma kvalifikatsioonis olen ikka natkene. See on juba hea, aga vaatame, mis ma siin saan selle vormiga teha. Aga üldiselt mul on raske hinnata, mis vormis ma olen. Esimese sõiduga ma saan vaadata seda. Nii et tegelikult selle esimese sõidu eel on ikka väikesed pinged olemas. Teadmatus on natukese suur. No, ütleme niimoodi, pingeid vist väga ei ole, lihtsalt tahaks võistelda juba proovida, jah. Aga ei karda kedagi ja üldse, jah. Nagu niisugused tunned ongi. See on igati loomulik. Pealegi üks sinu väikeseid unistusi on ju täitunud. Oled ühe paadil ja oled olümpial. Jah, see üks unistus on küll täitnud, jah. Eesmärkidest oleme suga rääkinud, ma usun, et ega siin muutunud ei ole tegelikult suurt midagi, et maksimum, ma ei tea, kui sa jõuaksid poolfinaali, fantastiline, aga tegelikult iga koht ülespoole sealt kusagilt keskmisest oleks ju super. Jah, siin mõned küsisid, et siis ütlesin, et võib niisugust väikest eesmärk olla, et kas proovida üks koht parem kui eelmisel olümpia 8, siis oleks ka juba super, aga ütleme nii, unistan ma suurematest, parimatest kohtadest küll. Arusaadavalt peame meie igal juhul Eesti kahepaati Jüri Jaanson, Tõnu Hendriksoni üheks favoriidiks, aga see selleks. Mehed lähevad veele, Jüri Jaanson juba 6. korda olümpiale. Kas nende pingetega nüüd on lihtsam hakkama saada, kui ütleme Soulis või Barcelonas või millal iganes olümpial? No selle võrra kindlasti lihtsam, et ma tean, mis siin ees on ja korralduslikud olud on üldistes raamides tuttavad. Ja on tekkinud mingi heas mõttes olümpia rutiin. Just nimelt sa tead kõike, sa oled kõigeks valmis ja kas võtad seda ka kui lihtsalt ühte võistlust, aga väga olulist võistlust? Ja täpselt nii ma võtangi, üks väga uus võistlus ja ma otseselt võrdlemisega ei tegele. Ma ei võrdle, et siin on see pisiasi teistmoodi kui Barcelonas või kuskil Soulis või võtan teda nii, nagu ta on, võistlus nagu võistlus ikka. Aga kas sina ise lähed ikka paremaks või ütleme siis püüad oma taset säilitada, sest kõrval on ju mees Tõnu, kes muudkui areneb ja areneb? No, ma usun, et mingi koha pealt ma lähen iga korraga paremaks. On see siis kas mentaalne ettevalmistus või midagi, aga ega muidu ei jõuaks konkreetselt püsida ju. Maailm läheb edasi. Ja maailm peab vist kas suurimateks favoriitideks praegu uusmeremaalasi. Teist räägitakse rahvusvahelises pressis suhteliselt vähe või vaata üldse mitte? Eks me oleme see aasta vähem sõitnud ja startinud ka, ega me ei ole esile truginud. See teile sobib, mulle tundub. Kuidas? See teile sobib? No see on asi, millele me eriti tähelepanu ei pööra. Oma tööd tuleb teha? Jah, tuleb lihtsalt oma töö ära teha. Teeme ära ja kõik. Jüri ütles väga lihtsalt, oma töö tuleb ära teha. Jah, õieti ütles. Mis on muud üle jääb? Oled selleks valmis? Olete selleks valmis? Ma usun küll, jah, et olen valmis. Mis on nende võistluste eel nüüd teistmoodi? Hea küll, sinu jaoks on see juba teine olümpia, Jüri jaoks 6, aga ikkagi olümpia. Ma ei oska öelda, mis teistmoodi on. Nimi on ja teine võistluse nimi selles suhtes, et eks ühtemoodi tõmmata raskelt tuleb ikka. Kui palju see nimi, need 5 olümpiarõngast pulsi kiiremini lööma panevad? Ma mõtlen enne võistlust. Kui võrrad eelmise olümpiaga, siis praegu ma olen tunduvalt rahulikum, ütleb, et see oli nagu esimene olümpia, ikka närv on see. Praegu nagu täna on veel seis normaalne, et eks homme hakkab vaikselt teadvustama endale seda. Keda pead kahepaadil suureks favoriidiks? Favoriit on seal mitu. Põhimõtteliselt jah, kogu A-finaal ütleb meie eelmise aasta, pluss on nüüd Uus-Meremaa juures favoriidid. Ehk siis teie kõige kõngemad vastased? Jah. Midagi, ma usun, et teiegi vorm on nii säätud, et see kõige parem sõit tuleb ikkagi järgmise nädala lõpus, ehk siis
laupäeval 16. augustil. Jah, tore oleks. Et noh, praegu eks iga stardiga kohaneme. Nagu Jüri ütleb, me oleme võimelised tegema hea sõidu. On küll, nad peavad tegema oma sõidu. Kas see oma sõit on hea või väga hea? Ma usun, kui nad teevad oma sõidu ja nad jäävad sellega rahul, siis ta on väga hea. No, nad on valmis, aga nad peavad olema, ütleme, 100% valmis siis 16. kui on finaal. Nii et täna nad on valmis 99%. Ja vahepeal veel 99,5. No, kas 99,5 või 99,9, aga ka 100% kindlasti finaalis, jah. Aga selleks on järelikult kõik eeldused olemas. Sinna poole asi liigub. No tegelikult kõik ongi juba niimoodi seatud, et ega selle 2 nädalaga enam siin või veel vähem ajaga suurt midagi ei muutu, et 3 sõitu ja mina ootan kõige paremat. Kas oled ise ka psühholoogi rollis? Sest see on ju võib-olla praegu üks kõige olulisemaid ametimehi siin. No, ma ei ole mitte psühholoogi rollis, ma teen kõiki asju, et organiseerin logistikat, ühesõnaga kõik, mida mehed tahavad, seda ma pean täitma, et ma olen nagu hunt kriim selline, et 9 ametit ja veel 18 lisaks.